Tere! Kas teritate midagi? Kui jah, ja teil on rohkem asju, näiteks kööginoad, käärid, höövlid, peitjid, siis võiks teile kasulik olla selline aeglaselt pöörlev ja veega jahutatud teritaja. See on tegelikult kaasaegne versioon sellest, mida meie esivanemad kasutasid. Kidistketas, mida ajab ringi inimjõud ja mida jahutatakse veega. Kui vaatate terale, siis see läheb tegelikult õhemaks ja seal, kus materjali on kõige vähem, kuumeneb see lihvimisel hõõrdumise tõttu kergesti ja materjal võib kahjustuda. Rahvakeeli öeldakse siis, et see ei hoia teravust. Seetõttu on hea, kui pöörded on väikesed ja ideaalis, kui seda jahutatakse veel veega, nagu see Tritoni lihvija teeb. See on hästi tehtud koopia Rootsi Tormeki lihvijast, mis on selle segmendi liider. Ja just Tritoni lihvija on ühilduv Tormeki kaubamärgi tarvikutega, mis on oluline. Ei, et Triton ei pakuks oma tarvikuid. Nad pakuvad üsna laia valikut ja enamiku inimeste jaoks, nagu mina, see tähendab isetegijate jaoks, on see piisav. Aga kui kellelgi on suuremad nõudmised, olgu see siis kvaliteedi või tarvikute laiuse osas, siis on eelis, et need sobivad sellele lihvijale. See ketas on läbimõõduga 250, laiusega 50 ja puurimisega 12 mm, teralisusega 220, mis on täpselt samad väärtused nagu Tormeki standardkettal. See ketas on väga kvaliteetne. See on alumiiniumoksiid ehk korund. Enamiku asjade jaoks sellest piisab. Oleme siiani rääkinud ainult sellest kettast, aga teisel pool on veel üks. Ma nimetan seda viimistluskettaks, sest see on tegelikult plastist ratas, millel on naastrihm ja varem viimistleti nahal. Kuid võite kohata ka termineid nagu honimine või mõnikord ka lappimine, mis on võõrkeelsed väljendid, kuid sisuliselt tähendavad sama. Kui teete lihtketta peal põhiterituse, siis viimistluskettal eemaldatakse teralt narmad ja vajadusel poleeritakse see peegelsiledaks. Nii et mõlemad need kettad on komplektis. Viimistluskettas on paigaldatud lihmasinale, see teine on eraldi pakitud, et see ei kahjustuks, nii et peate selle ise paigaldama. Siin on 2 äärikut ja mutter, olge ettevaatlik, vasakkeermega. Komplektis on ka 19 võti, selline väike tööriist, aga selle pingutamiseks on see täiesti piisav. Olge ettevaatlik, ärge liiga kõvasti pingutage. Usun, et kui te liiga palju pingutaksite, võiks ketas puruneda ja see oleks kahju. Selle lihvmasina konstruktsioon on tegelikult väga primitiivne. Seal on 2 kettaga asünkroonmootori võll. See aga ei ole otseselt juhitud, sest sellest induktsioonmootorist ulatub võll välja ja te reguleerite selle kruviga võlli survet kummist jooksupinnale. Pärast töö lõpetamist on hea see surve vabastada, et võll ei vajutaks jooksupinnale lohku, sest vaikse ja sujuva töö asemel tekitakse siis sellist tudut. Loodan, et selgitasin seda piisavalt professionaalselt. Tehnilised andmed selle lihvija kohta leiate loomulikult, näiteks, et selle võimsus on 120 vatti ja pöörlemiskiirus 125 pööret minutis. Samuti leiate, et see kaalub peaaegu 15 kilo, mis on oluline, sest nagu ma ütlen, sellel lihvijal pole palju, mida välja mõelda või rikkuda, kuid oluline on stabiilsus, et tarvikud võimalikult hästi säilitaksid oma asendi lihvketta suhtes. Teine oluline asi on see juhtvarrastega raam. Ja see on tegelikult see, mis on nende lihvijate puhul peaaegu kõige olulisem. Te juhite lihvitavaid tööriistu õige ja mis peamine alati sama nurga all. See on see, mida hindame eriti meie laiem avalikus, kellel see lihtsalt pole nii-öelda käpas. Aga ka professionaalid ei põlga sellist lihvijat, sest see on kiirem, vähem pingutust nõudev ja olgem ausad, sageli ka täpsem. Lähme kiiresti edasi teiste asjade juurde, mida leiate karbist. Loomulikult kasutusjuhend. Kui kellelegi tunduvad tähed liiga väikesed, nagu mulle, siis pole midagi lihtsamat, kui see Tritoni või näiteks Unimaxi lehelt alla laadida. Siis on üks väga oluline asi, nimelt selline mõõdik, mille abil saate ketta läbimõõdu ja soovitud teritusnurga järgi määrata ketta ja teritatava tööriista, vastastikuse asendi. Siin on selline lihtkivi, millel on 2 külge, ühelt poolt 220, teiselt poolt 1000. See ei ole ketta tasandamiseks, vaid kareduse muutmiseks. Te tegelikult simuleerite selle kareda poole abil, väiksema teralisusega, suurema karedusega kivi. Kui teil on vaja suuremat eemaldamist, kui tera on rohkem kahjustatud, siis karestatakse seda sel viisil, tehakse lihvimine ja enne lõplikku lihvimist viiakse see taas algsesse olekusse, selle peene poole abil.
Seejärel leiate pakendistuubi, lihvimis- või pigem poleerimispastaga. Mõned nimetavad seda ka honimis- või lapimispastaks. See kantakse nahkettale ja aitab teil seejärel saavutada täiuslikku tera. Kui see otsa saab, pakub Triton lisavarustusena täiendavat sellist poleerimispastat. Ja viimane asi on täiesti põhiline hoidik, põhiline tööriist, millega tehakse niinimetatud sirgetterad, see tähendab puusepa, tisleri peitlid või mõned höövlitterad. Ma näitan teile nüüd, kuidas seda teha. Esiteks peate lihvijale paigaldama selle vanni, seda saab paigaldada 2 erinevasse asendisse sõltuvalt ketta läbimõõdust. Praegu on meil täiesti uus ketas 250 mm, seega paneme vanni alumisse asendisse. Kui me aja jooksul ketast kulutame, peame selle vanni natuke kõrgemale tõstma, et ketas oleks ikka vähemalt osaliselt vees. Kui sinna vett valate, imab ketas selle endasse ja peate vett juurde lisama, kuni veetase jääb püsima, maksimaalselt selle jooneni, mis on siin küljelt nähtav. Alles siis võite alustada lihvimist. Ärge kunagi lihvige ega teritage kuival kivil. Nüüd seadistame tööriista hoidikusse ja selle asendi ketta suhtes. Lihvime tera suunale vastupidiselt ja soovime seal 25 kraadist nurka. Seega seadistame siin ketta läbimõõduks 250. Siin seadistame 25 kraadi, pingutame. Ja see mõõdik asetatakse tegelikult siin selle ümardatud osaga kettale ja teise osaga tööriistale. Kuid palju parem on asetada see seade kettale ja siis alles lükata tööriistatera ketta ja seadme vahele. Sellega on teil alati tagatud sama nurk. Seda vastastikust asendit saame reguleerida kas juhtvarda asendi muutmisega, ketta suhtes või tööriista asendi muutmisega juhtpuksis. Kui see on seadistatud, saame lihmasina uuesti sisse lülitada ja lihvida. Lihvime kerge survega, liigutame küljelt küljele nii, et kasutaksime kogu kettalaiust ja seeläbi kulutaksime seda ühtlaselt. Teravust kontrollime pidevalt ja kui tundub, et see on kogu pinnal ühtlaselt teritatud, saame lihmasina välja lülitada ja liikuda edasi poleerimiskettale. Mõned kasutavad tegelikult sama juhtseadet, see tähendab, et nad asetavad juhtvarda horisontaalsesse asendisse, kuid teavad uuesti õige nurga seadistama. Aga mida ma olen professionaalidelt näinud, on see, et nad poleerivad käsitsi, poleerides nii selga kui ka esiosa. Ja kuna poleerimise ajal ei eemaldata enam nii palju materjali, siis ei ole ohtu, et te terituse rikuksite, hoides seda veidi teise nurga all. Erinevalt lihvimisest, kus saab lihvida nii vastu tera kui ka tera suunas, siis siin poleerime ainult tera suunas. Ja poleerime nii kaua, kuni esiteks eemaldatakse kõik purud ja teiseks, kuni tera on soovitud kvaliteediga. Mida siledam tera, seda kauem see kestab. Kui oleme teritanud ja ei kavatse enam tööd jätkata, siis esiteks peame eemaldama veeanuma. See ketas ei tohi olla pidevalt vees sukeldatud. Lõdvendame võlli survet kummist rullikule. Ja võite kasutada ka kaitsvat tekstiilist katet, mida müüakse eraldi ja mis takistab tolmu sattumist lihvijale. Põhilise teritamise saate selle lihvijaga teha nii, nagu see teile kätte tuleb. Kuid, kui soovite teritada ka midagi muud, nagu näiteks kööginood, käärid, puidutööriistad ja muud asjad, siis vajate selleks täiendavaid spetsiaalseid tarvikuid, millest räägime mõnes teises videos. Kui teile see Tritoni lihvija meeldib, vaadake palun videot allpool olevat linki ja võite oodata järgmist lihvitud videot. Aitäh, et vaatasite, olge tublid ja teritage midagi!